Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädala algab ja lõpeb teil siin nii karikate kuninga ja karikate kuningannaga, et mõlemad on sellised emotsionaalsed kaardid või emotsioonide ja tunnete kaardid. Et nädal algab teil siin karikate kuningannaga ja nagu ma ütlesin, on karikate kuninganna selline emotsioonide tunnete kaart, aga ta on selline, ta on küll emotsionaalne, aga ta ei ole selline nagu ülepaisutatud oma emotsioonidega. Et ta on selline rahulik, ta märkab enda ümber inimesi. Et ta nagu näeb, kui kellelgi on mure, ta läheb ja küsib, kuidas aidata saab või ta lihtsalt näeb ja märkab. Ta on selline inimlikkus, et ega seda, et me märkame neid inimesi enda ümber, ega seda ka väga tihti ette ei tule. Tema kindlasti ei sõida kellestki üle, et ta läheb ja aitab ja ta ei ole ka selline nagu hurjutaja või selline, kuidas sa hakkama ei saa, et sulle on 100 korda seda räägitud, aga sa ikka siin pusid veel selle kallal. Ta ei ole selline, ta läheb ja aitab, kui ta aidata saab, annab head nõu, toetab igati, et vot selline toetav ja abistav kuninganna on karikate kuninganna. Edasi tuleb teil siin mõõkade 4 ja see mõõkade 4 hoiatab selle eest, et teil tuleb puhata. Teil tuleks ennast välja puhata. Sellepärast juba ka, et edasi tuleb teil siin mõõkade rüütel. No mõõkade rüütel on selline ennem mõtlen või ennem ütlen, pärast mõtlen. Ennem teen ja pärast mõtlen. Et kui te nagu ennast välja ei puhka, kui te ei võta aega puhkuseks, siis võibki juhtuda see, et te lihtsalt olete nii väsinud, et te ei pruugi alati mõelda ennem kui ütlete või mõelda ennem kui teete midagi. Et siit ka hoiatus selleks, et lihtsalt puhake ennast välja, et siis on ka palju lihtsam oma emotsioone kontrollida, ennem mõelda, kui midagi teete või välja ütlete. Edasi tuleb siit karikate 6. No karikate 6 on üks selline kaart, minu jaoks tähendab sa sellise pisikeste kingituste tegemist, et see ei pruugi olla alati selline materiaalne, et lähen ja annan kellelegi 5, aga see võib olla ka selline, ta on nagu ühtepidi ka selline minevikus või lapsepõlves või uitamise kaart, selline mõtetega minevikus olemise kaart, midagi tuleb meelde minevikust, mõtlete lapsepõlve unistuste peale, et missugused olid teie unistused, kuhu te olete jõudnud, kas need on täitunud. Võib-olla tuleb minevikust mõni inimene teile kas külla, helistab või tuleb teile lihtsalt meelde. Et see on selline mineviku radadel käimise kaart ja pisikeste kingituste, need on sellised kingitused, kus te nagu lihtsalt heast südamest lähete, viite kellelegi tahvli šokolaadi, annate töökaaslastele kommi, te ei taha midagi vastu, te lihtsalt tahate teistele teha head meelt, et need on midagi sukest väga lihtsat, mitte väga nagu hinnalisi kingitusi, vaid sellised pisikesed meelespidamised pigem. Siin all on siis meil sauade 6, sauade 6 on võidupärja kaart. Sauade 6 on selline kaart, kus teid märgatakse ja tunnustatakse või te olete iseenda üle uhke. Olete millegagi hästi hakkama saanud ja võite enda üle uhkust tunda. Või siis märgatakse teie teeneid, teie saavutusi ja tunnustatakse teid, et võtke kõik tunnustus vastu, et te olete selle igal juhul auga ära teeninud. Ja see tunnustus annab teile ka jõudu edasi minna. Et siin edasi on sauade kuningas ja sauade kuningas räägib sellest, et teil on see jõud, teil on tahtmine, teil on visioon, et teil on nagu kõik olemas selleks, et minna edasi. Ja, et teil ei ole nagu ühtegi takistust, te olete nagu valmis selleks, et see tunnustus ka kindlasti, kui teid tunnustatakse, eks see siis on ka kindlasti see
üks motivaator, mis aitab teid nagu edasi liikuda, mis iganes teil need plaanid olid, kuhu suunas minna. Ja selle nädala lugemise lõpetab siin Karikate kuningas. No tema on ka selline, tema on tasakaalus kuningas, temal on kõik tasakaalus, temal on emotsioonid tasakaalus, ta ei kee üle, ta on rahulik. Nad on mõlemad sellised Sauade kuningas ja Karikate kuningas, nad on mõlemad siuksed rahulikud. Kui Sauade kuningas on täis sellise entusiasmi, ma lähen ja teen, mul on kõik olemas, mul on jaksu, mul on tahtmist, mul on teadmised, siis Karikate kuningas on selline rahulik, me võtame rahulikult, me läheme, me teeme selle ära. Et nagu, kui te ise olete iseendaga tasakaalus, kui teil on nagu mõtted paigas, plaanid paigas, et siis nii ongi väga hea edasi liikuda. Et tundub mulle selline tasakaalus nädal, mitte midagi sellist peale selle, et tuleks puhata rohkem, mis on ka väga, väga hea, alati on hea puhata. Et ma ei näe rohkem siin selliseid nagu hoiatusi või mõttekohti. Aga sellel nädalal algab tulihobuse aasta ja ma soovin teile siis ilusat tulihobuse aastat, et tulihobuse aasta tundub mulle, et tuleb selline pisut tormakas, nii nagu tulihobune isegi, et võib-olla me alati ei tea, kuhu suunas me aasta alguses hakkame minema, et kus me ennast siis aasta lõpus leiame. Et võib-olla see tulihobuse aasta toob teie ellu ka selliseid järske pöördeid või lennukaid ideid. Igal juhul soovin ma teile sellesse tulihobuse aastasse kõike imelist ja sellesse nädalasse samuti, et tulgu teil väga tore tasakaalus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.